Tere jälle! Täna võtaksimegi siis teekonna ette, mida nimetatakse või võib nimetada ka siis õpetaja personaalse õpirajaks või õpiteekonnaks, õpiteeks. Ja sellel õpiteekonnal on 10 sammu. Praktilise psühholoogia, personaalne õpirada, võiks ju naljaga pooleks öelda, et siis see on nagu õpetaja põrr praktilise psühholoogia valdkonnas. 10 sammu on need astumised, need aluspõhimõtted, need väikesed niisugused tükid praktilisest psühholoogiast, mida sellel teekonnal peaks läbi käima, et võiks endale öelda, iga õpetaja, kes seda teekonda on nüüd siis läbinud, et ma tean kõige tähtsamaid asju praktilisest psühholoogiast ja ma rakendan neid, katsetan neid, astun selle teekonna, käin läbi, et ma saaksin proovida, kas need praktilise psühholoogia nagu aluspõhimõtted minu töös kergendavad minu tööd, teevad seda tööd rõõmsamaks, seda emotsionaalset ja vaimset koormat kergemaks ja aitavad tõesti siis ennetada ka neid tööraskusi, nagu selles teekonna pealkirjas on kirjas. Ja ma kutsun teid kõiki üles seda teekonda koos läbima, et üks osa sellest teekonnast on siis seotud nüüd nende väikeste videoklippidega ja nende väikeste lisamaterjalidega, mida ma siia gruppi üles panen järjest ja et te saaksite hakata sammhaaval minema. Aga teine niisugune väga oluline minu poolt soovitatud niisugune valdkond või materjal on minu veebipoes ja seal veebipoes on praegu sellest teekonnast üleval 6 sammu ja neid 6 sammu siis ma hakkangi siin grupis nüüd lühivideodega eraldi lahti rääkima, et kui te olete need sammumaterjalid ostnud, mis on enamasti sellised 30-40 lehekülge ühe teema kohta, loodetavasti on need kerged lugedes, ma olen proovinud teha kõik selleks, et nad oleksid rõõmsad, kerged, värvilised, arusaadavad ja muidugi ma palun tagasisidet, kui kellelegi ei ole see nii lihtne. Ja see esimene samm, mis puudutab nagu siis õpetaja suhtumisi, millest ma täna ka natukene räägin, siis see on nagu alus. See suhtumiste hoiakute nagu olemasolu, õigete hoiakute, suhtumiste, uskumuste olemasolu, sellest algab nagu praktilises psühholoogias nagu sisuliselt kõik. Nii käitumine, nii erinevad tegevused, nii suhtlemine erinevate inimestega, kui ka siis oma töörõõm ja oma energeetiline niisugune enesetunne. Nüüd teine samm on seotud õpetaja rolliga ja sellest, mismoodi siis peaks õpetaja rollis kas käituma või mitte käituma, et millised on need minu kogemuste, psühholoogi kogemuste, väga paljude tunnivaatluste ja kooliprojektide ja koolide nõustamise nagu tulemusel saadud niisugused tähelepanekud, et milliseid nagu vigu, mõnel juhul isegi suuri eksimusi õpetajad teevad, kui neil ei ole ettekujutust õpetaja rollis käitumisest või nad ei ole sellel teemal piisavalt, kas siis mõelnud või lugenud ja siis see teine samm ongi seotud just õpetaja rolliga ja rollikäitumisega. Aga selle teise sammu kohased juhised tulevad juba järgmise videoga. Nüüd 3. samm selles minu materjalides, mis ka on praegu juba üleval seal veebipoes, puudutab ühte väga olulist algust teemal, kuidas õpetaja saab ennast siis autoriteediks vormida, kuidas ta saab tunnirahu saavutada, kuidas tema klassis
on normaalne selline tunnikord, distsipliin, ükskõik kuidas me seda nimetame, et see klass on hästi juhitud õpetaja poolt ja seal klassis on võimalik siis õppida ja õpetada, et ei oleks nii, nagu paljudes koolides ja paljudes klassides me kahjuks ju näeme, et isegi kui mina külalisena olen seal tunnis olnud, ei takista see õpilastel käituda nagu nad tahavad, ühesõnaga. Et see on nagu suurem teema, mis hõlmab endas vähemalt 3 või 4 sammu eesmärgiga, et õpetaja katsetades neid samme läbi käies, ta on siis ometi võimeline oma klassis parema tunnikorra saavutama. Ja selles 3. sammus me räägimegi siis eelkõige just sellest õpetaja enesehinnangust, minapildist ja sellest korras arusaamisest iseendast selles mõttes, et sellest lähtudes saab õpetaja iseennast austada nii, et ta saab oma piirid paika panna, et ta ise suudab kehtestada olukorra, kus lapsed peavad temast lugu, ei käitu temaga halvasti, rääkimata sellest, et siis õpetajat kiusatakse või mõnitatakse või tema solvatakse, et see on eelkõige, see on väga paljus just seotud sellega, kuidas õpetaja iseendasse suhtub. Ja 4. samm on siis seotud sellega, et enne kui õpetaja hakkab mõjutama õpilasi teatud viisil nii või teisiti käituma, mis tulenevad siis tunni eesmärkidest või selle klassi arengust või selles klassis olemasolevatest probleemidest või erivajadustega laste olukorrast, enne seda, kui ta seda kõike nagu hakkab omalt poolt teadlikult mõjutama, peaks ta vähemalt natukenegi paremini tundma õpilasi. Ja see mõista õpilast ja reageeri õigesti, nagu 4. sammu pealkiri on, et see on hädavajalik, et õpetaja mõistaks vähemalt, mitte ei ole võimalik ju siin sellise üldises rääkida igast õpilasest, vaid üldiselt, kuidas õpilased siis ikkagi tunnis käituvad, miks nad nii või teisiti teevad probleeme õpetajale ja teistele klassilastele iseendale ja kuidas õpetaja saab siis seda klassi mõjutada ja paremini juhtida. Ja see ongi nüüd siis olnud selline sissevaatus 5. sammule, millega ma praegu nagu siin tutvustamisega lõpetan hetkel, jagades selle 10 sammu 2 osaks, et esimesed 5 ja siis teised 5, et see 5. sammu pealkiri on kord majja. Ja vot selles sammus ongi nüüd ka tehtud eeltöö juba niimoodi esimese 4 sammuga, et õpetajal peaksid olema olemas need põhimõtted ja teatud mõttes ka tööriistad, psühholoogilised tööriistad, et tal oleks võimalik oma klassis saavutada tunnirahu ja et ta teaks vähemalt, mis samme ta peaks proovima astuda seal klassis või kuidas käituda ise õpetajana, et õpilased temast paremini tema teda autoriteediks peaksid ja paremini tema korraldusi ja tema suuniseid vastu võtaksid. Nii et need esimesed 5 materjali on praegu seal veebipoes üleval ja nende kohta ma ka alustan kõigepealt nende juhendite nagu siia üles riputamist sammhaaval. Aga praegu momendil on veel ka võimalik veebipoest osta seda materjali, mida ma juba soovitan eelnevalt lugeda, et õpetaja esinemine klassi ees ja tema kehakeel. Kehakeel on väga oluline suhtlemise ja ka õpilaste juhtimise nagu nii-öelda tegur või tööriist või mõjutegur, et see on 6. sammu puhul kirjas ja 7. samm tuleb ka lähiajal, mille pealkiri on õpetaja tundetarkus, tema sotsiaalsed oskused ja head suhted ja see on ka selle
nagu teekonna väga oluline asi, et õpetaja suudaks ka oma emotsioonide ja sotsiaalsete oskustega luua õpilastega ja lapsevanematega, kolleegidega häid suhteid. Edasi 3 sammu on praegu veel mul ettevalmistamisel ja ma ei tahaks hakata neid võib-olla niimoodi pikemalt tutvustama, aga kindlasti siis 8. tõenäoliselt on konfliktidest koolis, mida ma olen ka nii palju kogenud ja võin öelda seda, et paljudes koolides on selline põrandaalune niisuguseid poolhõõguvaid süsi täis, et võib ka väga kergesti konflikt plahvatada. Aga see on nüüd siis juba nii-öelda edasine. Alustame siis otsast peale ja nüüd mõne sõnaga sissejuhatuseks ka sellest esimesest sammust, mis puudutab õpetaja suhtumisi ja tema hoiakuid ja kõike seda, mida see valdkond mõjutab. Võib öelda tegelikult nii, et suhtumised on käitumise, tegevuse, suhtlemise, õpetaja elukutse koguni aluspõhimõtted psühholoogia mõttes, psühholoogilises, praktilise psühholoogia mõttes. Ja kui te nüüd enda peale mõtlete ise, siis te saate ju aru, et kui te millessegi või kellessegi suhtute hästi, siis on teil selle valdkonnaga seoses või selle inimesega seoses kerge, rõõmus, meeldiv, tore, edukas, tulemuslik tegutseda. Sest see hea suhtumine toob kaasa niisuguse hea meeleolu, hea tunde ja tugeva motivatsiooni, sisemise motivatsiooni ka enda poolt, et ma tahan selle valdkonnaga tegeleda, mulle meeldib selle inimesega koos olla. Aga kui nüüd on tegemist olukorraga, kus teatud suhtumised on negatiivsed või ebameeldivad, mulle ei meeldi see, ma ei taha seda teha, ma ei taha selle inimesega suhelda, siis sellest tuleneb kogu selline lähtekoht inimese tegevusele, mis võtab tal ära energia, mis paneb teda tusaselt ja pahaselt võib-olla tegema asju vastumeelselt ja selle tõttu on ka tulemused kehvemad, on mõju selles suhtlemises negatiivne võib-olla, on võimalik väga kergesti minna konflikti ja selle negatiivse poolega seoses võib öelda, et suhtumised mõjutavad inimese või õpetaja töö tulemust ka siis negatiivselt. Nii et esimene soovitus, mis te iseenda analüüsiks võiksite esimese sammu puhul teha, on, et te võtate ühe paberilehe või ühe arvutilehekülje ja te jagate selle lihtsalt 2 osaks ja kirjutate üles kõik, mis teie tööga seoses tuleb teile pähe, mis teile meeldib, millesse te hästi suhtute, mis on teile meele järele, mis toob rõõmu, mis toob rahuldust. Ja teise poole selles paberis teete sellise, et sinna te panete kirja kõik, mis häirib, kõik, mis on ebameeldiv, kõik, mis on teile vastumeelne, et te saaksite niisuguse vaba ülevaate, millised on teie suhtumised. Ja see, kuidas need erinevad suhtumised kujunevad, mismoodi hoiakud tekivad, millised on need põhilised seaduspärasused, sellest kõigest saab lugeda sellest esimese sammu materjalist, kus on ka näiteid ja kus on ka selliseid soovitusi, kuidas oleks võimalik oma suhtumisi muuta. Nii et kokkuvõtteks võime öelda, et õpetaja suhtumised on seotud 3 põhilise niisugused alustalaga. Esimeseks, õpetaja suhtumised paistavad alati välja ja mõjutavad tema tegevust, tema suhtlemist. Paistavad välja eelkõige kehakeeles, tema hoiakutes, tema sõnades, tema tegudes, tema vastumeelsuses, tema emotsioonides ja see, et suhtumised paistavad välja,
see peegeldab siis teistelt tagasi samasugust suhtumist. Positiivne suhtumine peegeldab positiivset enamasti ja negatiivne suhtumine peegeldab negatiivselt. See on esimene alustala. Ärge kunagi petke ennast, et te arvate, et teie negatiivne suhtumine ei paista välja ükskõik kellele, õpilastele või lapsevanematele või kolleegidele. See paistab alati välja. Ja need, kes on õppinud inimeste kehakeelt paremini lugema, nendel võib-olla tarvitseb 1 sekund ja nad mõistavad, kuidas õpetaja nendesse suhtub. Teine, nagu ma juba nimetasin, aga kokkuvõtlikult veel kordan, suhtumised tekitavad selle emotsionaalse või vaimse energeetika, millega saab oma tegevusi teha. Kõik meeldivad suhtumised annavad jõudu, rõõmu, tahtmist ja negatiivsed võtavad ära ja annavad sellise halva masenduse, väsimuse, pettumuse ja nii edasi tunnete skaala. Ja 3. alustala on suhtumistega seotud just selles või sellega, et suhtlemise niisugune esimene sisse lülitav nii-öelda teekonna algus ongi see, kui suhtumine on positiivne. Siis on võimalik suheldes leida häid jutuajamisi, sõpru, häid suhteid, kujundada niisuguseid omavahelisi üksteise mõistmisi, koostööd. Ja kui suhtumised on negatiivsed, siis on see alus, juba ennetav alus konfliktide ja arusaamatuste tekkele. Nii et need 3 niisugust alustala selleks, et õpetaja peaks tundma oma suhtumisi, seda, kuidas need tekivad ja kuidas nendega siis toimetada, et saaks hakata edasi minema oma teekonnal. Suhtumisi on võimalik muuta, seda on ainult vaja tahta ja kõigepealt muidugi analüüsida. Nii et soovin teile veel selle esimese sammu lugemise ajal ka seda ja palun, et te kirjutaksite kas või siia samasse video alla või selle materjali alla, et millised küsimused teil tekkisid või millised näited teil endal on või mis on selles materjalis veel nagu puudu või millest oleks vaja kas videos lisaks rääkida. Nii et head lugemist ja olge väga hoitud.